kõigile juba 2 aastat on Kaevusi rahvamajas täiskasvanud õppija nädala üritused. Nii ka sellel aastal, kuna eelmisel aastal oli rahvast hästi palju ja ma loodan, et ka tänavu aasta tuleb rahvast, siis meil on tänavu aasta natuke teistmoodi tegemised ja ei saagi iga aasta ühtemoodi tegemisi teha. Ja tänavu aasta on siis saame kohe konkreetselt iseendale midagi ära teha. Ma näen, et lapsi on meil hästi palju ja mul on hea meel, sest nad tõepoolest tahavad näomaalingid teha ja need on ikka väga kenad. Nad näevad siis nii kenad välja, kui neil on nüüd tehtud kas näo peale või käe peale või mis iganes. Siis on võimalus veel teha sihimaale ja veel kuumuda. Pärast nad näitavad, näete sellist salli. Pidi olema väga lihtne, muidugi ei tea, kui lihtne tegijal on lihtne, aga vaata õppijal on olnud väga raske. Ja siis veel korrupleeni tooted, korread, jumestusasjad kaasa, et ma ei teadnud, ma pean võtma just jumestusasju kaasa, et siis ma oleks võtnud terve suure kohvri kaasa, aga ma ei teadnud seda, et ma sain sellest alles mingi tund aega tagasi teada, et ma pean meil jumestama ka või midagi sihukest tegema, et ma võtsin mingi teine asju kaasa. Ja asjad tehtud, nii et lähebki pimedama, nii kuidas rahvast jätku. Siis on veel muidugi teame teile, et homme on kell 12 jällegi. Siis on natuke teistmoodi, siis on sõna, meil on täna hea võimalus ja tavaliselt meil on need võimalused olemas. Tere, tervitan teid vallavalitsuse poolt tänasel toredal täiskasvanud õppija nädala üritusel. Igapäevaelus on õppimine, oleme harjunud, et õpivad kooliõtsid, lühivad koolipinki, käiakse ülikoolis, käiakse tehnikumis õppimas, aga tegelikult õpime ju iga päev midagi uut juurde. Eks ka kui tuuakse poest mingi uus pakend koju, selle lahti tegemisega võtab teinekord väga palju õppimist, et selgeks saada või mõne uue masina selgeks saamine, et kõik on õppimised. Ja eks tänaseks päevaks on kutsutud teile ka siia erinevad õpetajad, kes õpetavad teile. Et see oli ka, et lihtsalt see vana maja ja maja oli natuke sellist kevadist särtsu juurde saada ja nii palju saab teha, sest see läheb ka teile käiku, mina ei hakka kaasa tegema. Ma lihtsalt mõtlen, ma vaatan enne ja natuke see pintsli kuivatamine või see lahutamise. Jah, ma ei tea, kas ta peab laiemalt olema või kitsamalt. Siin ei taha püsida ise. Kohe nutma. Nuta. Parem saa. Las seda võtta nurka või natuke. Nagu see pane kokku. Koolikud, eriti lokid on väga teretulnud. Nüüd need salli tegijad. Ma nüüd selle oma valmis tehtud selle põhjal nüüd põhimõtted räägin ära, mida te edasi teete, sest mina rohkem teiega ei saa ju tulla appi, sest tõenäoliselt homme saate te siit nad koju küll kaasa võtta, aga kui nad veel päris kuivad ei ole, siis ei tasu neid lahti arutada, et hakata vaatama, mis sealt välja tuleb. Kaasa võtta te kõik teate, kuidas tintimine käib, siis teedi teist korda ja et ta peaks ikka tulema ja muidu on see, et ta ei teki neid tumedaid välte siin. Ma muidu ei teeks teda, aga mis ma siin ikka muidu teen midagi. Vaata, missugune asi siit nüüd tuleb. Ei taha? No, ei taha. Sest ma arvan,
ja on. Kohe toon sulle ka. Nii, palun. Sees õpetused eesti keeles on ka, millega saab puhastada kõiki neid niisuguseid vaske asju, kellel on niisugused vääris asju, mida puhastada tavalise meeldiva mageda lõhnaga, niisugune siduri lõhnaline, väga mõnus. Ideaalne. Ja tead, siis tõmbad niimoodi pesed kraani jälle ära ongi puhas. Täitsa on. Näed, hästi see sobib. Ja ei saa välja võtta, ta Sellega enne puhastad ära ja siis pärast kuivatad selle lapi üle. Kuskile vastu rühkivad niimoodi ära. Või siis pataseid või siis kellel on valged ja siis tossud või niisugused. Tavalise veega jälle märjaks teha ja sellega ainult nühkida. Pärast et siis välja. Vaata selline aastavahetuses oli kunagi niimoodi. Siin on nüüd igastust neid, mida nüüd mina ise ka olen teinud, et täna teeks nii palju kui vähegi võimalik. No siin on nüüd kartulist neid asju. Noh, siin on ka nüüd sibulatest. Neid niisugused asju teeme. Aga mina ka pole kõiki läbi teinud ausalt öeldes. Ja kohvitass siis, kui see tavalise laua kohvitass. Et muidu võib ka ühe joonel, aga parem kui siia üles poole paneme, sest muidu on väga raske võtta neid nõusid. Võib keskele panna siia. Kui te kodus katate, siis te ei too ju igat asja eraldi. Mina näiteks panen niimoodi need tagid või siia ja siis järgmine peale, et niimoodi tuleb siuke ilus ring. Võite niimoodi panna siia tarka vahele ka. Jääb seal alla. Jah, paistmine. Või teete siuksed tornikesed siia laua peale. Laua peale sotkaks nüüd. Ta jääb niimoodi ümardused. Nii, nüüd ringina siis võtime. Aga ära siia nüüd paita siia. Et ühtepidi ja teistpidi, siin laua peal on hea tegema. Tulge siia laua peale, mina olen siin seal. Nii, ühtepidi ja nii. Nüüd saite kõik nüüd ära tehtud. Meil ei ole, siis ma näitan edasi. Nüüd te peate panema nad niimoodi kokku. Et see osa nüüd, näete, niimoodi pange nüüd kokku. Need jäävad välja need. Jah, see volditud osa jääks nagu välja. Mul on vaja, ma ei saa panna väiksemaks. Kus see? Jah. Nüüd on kaja panna. No ütleme, et ei tulnud nii ilus. No jah, aga siia. Aga see saba alt ära, siis jääb ka ja kui nüüd seda külma vette panna järgmist hommikust, siis tuleb mõnusad lahti. Jälle külma vette jah, hästi külma vette ja panna selle ja siis lahti lööb. Ta oleb hästi mõnus. Et proovige nüüd ise neid kahte asja teha. Võtke te nii, kesket. Nii. Nüüd koorid jälle niimoodi ära siin üle võtta. Seal on nüüd kooris kõik ära. Mida variant? Ilusad happad. See kotti niimoodi panna, et siis ei lähe ääre välja. Ääred ei lähe kokku. Mina olen küll ütelnud, 15 krooni. Ka võetud see lubadus. No näed, ilusad roosid tulevad. Oi, aga miks mõned niisugused on? No kuidas keegi teeb? Aga nad ei küpse ära. Ja mind ei jää. Viis mingi See on tüper väga plaat jah, aga see on lõike vahetus. Selle. Need ära.